Me oleme täna siin Kopli piirkonnas ja räägime lilleniitudest. Lilleniit on rohttaimestiku kooslus, mis siis lastakse kõrgeks kasvada. Kui me võrdleme niitusid ja murusid, siis nende vahe on hoolduses. Murusid me niidame 1 kord nädalas kuni 2 korda kuus, niitusid niidame 1 kord aastas ja võib ka 2 korda aastas niita. Tallinna elanikele lilleniitudest on väga suur kasu. Esiteks me toetame sellega liigirikkust ja elurikkust, me toetame sellega tolmeldajaid, sest nemad aitavad meil toidulauale tuua. Samuti on kasu majanduslik, sest 1 korra nädalas niitmise asemel me niidame siis 1 kuni 2 korda aastas. Ja samuti on kasu, kui me mõtleme kliimale, seepärast, et niidud ilmutavad rohkem sademevett ning nad alandavad kuumasaarte temperatuuri. Tallinnal on plaanis rajada sellel aastal 3,5 hektarit lilleniite, nii et iga aastaga muutub Tallinn üha liigirikkamaks ja rohelisemaks. Igal tallinlasel on võimalik oma koduümbrusesse või koduhoovi rajada lilleniit või lillemuru. Selleks on vaja vaadata 2 olulist aspekti, kas see ala asub valguses või varjus ja milline on selle ala mullastik. Ja vastavalt sellele tuleb valida, kas varjulise koha taimed või päikesele kohale sobivad taimed. Inimene saab infot nende taime kohta elurikka haljastuse kataloogist ja sealt on võimalik siis valida erinevatele kriteeriumitele vastavalt, millised taimed sinu alale sobivad. Elurikka haljastuse kataloogi aadress on haljastus.tallinn.ee. Siin minu käes on praegu hariliku käbiheina seemned. See taim sobib nii lilleniitu kui lillemurudesse. Kannatab tallamist ja samuti õitseb väga ilusate siniste õitega, pakub meile ilusat vaatepilti ja samas tolmeldajatele kasulik. Lilleniitude puhul tuleb olla kannatlik, et näha tulemusi, need saabuvad 2. või 3. aastal juba. Ka sina, hea tallinlane, saad panustada meie linna liigirikkusesse ja toetada tolmeldajate head elu, luues lilleniitusid.